Siin ruumis oled ka käinud? Ei, olen küll, jah. Okei, siis sa oled ikkagi siseringis nii-öelda. Mitte päris. Siia suvalisi ei lasta. Ma käisin mingisugusel, ma ei, ütleme nii, mitte päris siseringis, aga pool äkki või? Jah. No näed, siin on see originaal setup, sest selle teeb unikaalseks puu, mis on nagu suhteliselt tore. Siin kevadel tulevad lehed ka külge ja siis on nagu ülilahe. Väga lahe. See on lihtsalt imeline. Jaa. See on nagu... Aga iga kord ma arvan, et läheb liiga metsaseks, kui on iga kord on mingi puutaust. Et teinekord on vaata parem, kui on see... Seda lipu eest ma muidugi vastutust ei võta, ma ei tea, mis sümbolid need on. Nii, kas ma saaks... On sul kõik, oled sa nagu valmis? Ma ei tea, ma vaatan siis korra nagu... Jaa, mine vaata, ma vaatan veel kaadri üle. Sa mõtled seda? Kas sa kuuled? Kuulen. Okei. Oota, mõtlen, kuidas seda saab maha võtta, mis asi seal suundab sealt. No näed. Ma proovin mingid juhtmeid. Ma pakun, et mingi kõlar seal. Läks paremaks. Super. Tasub sekkuda, alati tasub sekkuda. Jah. Ma vaatasin teie lendude saadet ka, mis on nagu iseenesest huvitav formaat ju, et keegi lõpetab kooli ja siis tehakse siuksest aktusest. Et kuidas seal ennast tundsid? Te üritasite teistmoodi teha, eks ole? Teil oli nagu seal kuidagi läbi lavastatud see? Ja. No me üritasime teistmoodi teha. Ja ma tegelikult ei ole vist tervet nagu hiljem vaadanud. Ma ei vaata lihtsalt tagasi asju. Aga mõnda varasemat lendude saadet vaatasid? Ja neid ma vaatasin küll, jah. Okay. Aga ma arvan, et kuidas me mõtestasime, see oli see, et see oleks just kui see kapsel, et hiljem saabki tagasi vaadata, et millised me olime. Et see ei ole see, et nüüd meil tulevad suured ideed, millega me hakkame elusse ja välismaailma minema, et just kuidagi see, et hoida korraks ja jäädustada korraks seda, mis selle 4 aasta jooksul just kui nagu oli tulnud või? Veebruar 2022. Kui keegi millestki midagigi teab või kui kellelgi on millestki mingitki aimu, palun andke teada, kuidas see käib. September 2021. Kui tort jagada ära 1 miljoni inimese vahel, siis keegi ei saa nagu midagi, aga samas ei saa öelda, et torti ei olnud. September 2021. Vahel tunnen end rohkem samastumas sipelga või jänesega. Mina mäletan selle kursusega, kus mul on siiani sõpru, Kalmeti ja siis Piusid ja kes seal veel olid. Kursusel, et seal oli omajagu nagu sükst mässumeelsust. Ja siis ma mäletan 2012. aasta draamafestivalil oli siukene aktsioon tehtud nagu Batuudimees, kus nad siis panid lavakoolile ja õpetajatele konkreetselt ikka väga räigelt. See ei olnud isegi püstijalu komöödia, see oli siuke rõust. Ja arvestades tollast, eks ole, Kasterpalu draamafestivali aegset publikut, et sellest Postimehes ka kirjutati ikkagi, et inimesed on ära rikutud ja nagu on halvasti. Kõik üldharivad loengud olema koolis üle lasknud, maganud, et pikast päevast natukenegi puhata. Ma ei tea, mis asi on postmodernism. See sõna hirmutab mind. Ma ütlen öösiti üles, üleni higine ja avastan, et ma olen terve öö selle sõna eest ära jooksunud. Meil on Tallinna Ülikooli antropoloogidega tihe koostöö. Nad käivad seal poiste duširuumis uurimas erinevaid kultuurisitte. Ja ka Tartu teatriteadlased üritavad oma kätt kõrgesse mängu ajada, sest levib legend, et seal kuskil arumiste kihtide hulgas on veel Mait Malmsteni signeeritud russikud. Ja kui Mait on signeeritud, siis mitte tindiga. Aga ei, miski ei hävine, miski ei kao lavakoolis. Ja nii meil öeldakse, säilitage, hoidke alles, kunagi ei tea. Tartus on terve armee teatriteadlasi, kes kunagi, kui teil õnnestub ka mingi ime läbi sama suurepäraseks näitlejaks saada, nagu Mait Malmstein, kes siis tahavad teie trussikud uurima hakata. Nii et ühel või teisel viisil saavad nad meile ükstisse.
kas teil ka midagi sellist tekkis või pole selleks enam nagu vajadust või, et lavakool on ka äkki muutunud? Ma arvan, et iga kursus on ilmselt selle nagu juhendajad ikkagi suunavad selles koolis veel väga tugevalt seda. Nii et ma pakun, et see on vastavalt sellele ka kuidagi see balanss nagu kõigub. Aga mina tundsin kõige tugevamalt vist seda, et ma olen hariduselt ka helilooja, ma õpin praegu ka magistrantuuris, et ühesõnaga palju erinevaid erialasid. Ja siis ma lihtsalt tundsingi sealt kõige rohkem seda, et ma igatsesin seda, et mul oleks nagu suurem autoripositsioon kohati, et see on see, mille ma väga tugevalt kaasa võtsin, et miks ma praegu teen ka erinevates valdkondades nii palju, et ma sain aru, et mulle väga meeldib laval töötada, aga et see, mis on minu kuidagi käivitav jõud, on see, et ma saan ise luua ja siis kõik ülejäänud tuleb sinna kõrvale ja kuidagi nagu täiendab üksteist. Kas see igatsus võis olla üks põhjus, miks sa Vihmarile helistasid, sa vist ise võtsid temaga ühendust, ma sain aru, Vihmar vähemalt niimoodi rääkis mulle, kui sa tahtsid pärast kooli Endlasse minna. Ja, ma sain kokku Ingo Mariga ja ma lihtsalt klappisin kuidagi inimesena temaga nii hästi ja ma ei olnud varem näinud ühtegi lavastust enne seda, kui ma kohtusin temaga. Ja siis ma läksin vaatama Tõde ja õigust. See oli minu meelest üks lahedamaid tükke, mida ma olin üle pika aja näinud. Ja see on see, kus ta teeb seda EASWAP-i ja et ta nagu paneb panurid noori mängima ja Andrus Vaarik oli Indrek ja siis keegi Avandi oli Andres vist täpselt ja nii edasi. Ja siis olid seal vist ka mingid Aafrika rahvalaulud vahele toodud. Et Eesti sõnadega siis Felix meie teatrist oli teinud Eesti siis sõnad nende juurde. Ma ei tea kuidagi sellise nagu sarnase veregrupi turna Ingo Mariga, et nagu ma tulin siia ka, siis ma mõtlesin, et ma olen tegelikult mänginud hetkeks 7 Ingo Mari rolli, sest ma olen 3 uuslavastuses olnud ja ma olen 2 lavastuses 2 rolli sisse õppinud. Ehk siis ma olen 3 ões teinud 2 rolli ja Tões õiguses nüüdseks 2 rolli. Ehk siis mul väga palju tema kuidagi tema, ma ei tea, visiooniga kaasa läinud või nii. Jah, mind kuidagi väga paelub see, mis ta teeb. Et ta on ka punk, minu meelest endal on veits punkteater ja mulle nagu sobib sellepärast selle väga. No ülipunk, et kui ma vaatasin seda Väikest Häärberit ja minu arust väga hea esitus sult, et ma ostsin selle ära, et seal see on nii tundlik lavastus, et seal nagu ka väikene aladelivery tegelikult nagu tapab kogu selle show ära. Aga et see mõte üldse, ma olin saalis ka ja inimesed olid nagu ikkagi ehmunud või? Et praegusel ajal, eks ole, et siuke näidend, kus 3 teevad Eneka ja siis 1 tapab ja tema vist tegi Eneka ka nii, et ta läks ka sinna statistikasse siis, et kus teil see, kas keegi trupis ütled, et äkki võiks mitte lavastada seda või, et ma lihtsalt otsin üles seda kohta, ma Ingo Mari käest küsisin ka, aga et ma üritan saada aru seda kohta, kus ta neid otsuseid teeb, vaata, sest tal on, pidevalt ju kas või see sama Kosja kased või kus sina mängid Koidulat vist ja et ka seal nagu on näha, et ta tegelikult publiku peale nagu selles mõttes, heas mõttes üldse ei mõtle. Et ta teeb lihtsalt oma nagu vembo ära ja siis vaatab, kas tuleb mingi kontakt või mitte. Me oleme rääkinud sellest, ütleb, selles mõttes me oleme väga sarnased, et need ideed tulevad, mingid materjalid ju ringlevad terve elu jooksul ja siis tuleb see õige hetk, et tunne, et praegu on vaja seda teha. Ingo Mar ütles ka, et see Undi lavastus, mis ta nägi, oli üks kõige meeldejäävaid kogemusi tema elus. Ta käis mitu korda minu meelest seda vaatamas, ühesõnaga ta ülivõrdes rääkis sellest kogemusest ja minu meelest see on mingi materjal olnud tema jaoks, mida ta on pikka aega tahtnud teha. Keegi ei küsinud, miks me teeme seda, selles plaanis, et ikkagi
inimesed väga usaldavad teda ja siin ei ole nagu küsimus tema valikutes, pigem selles, et kuidas me saame nüüd selle tööle, et ja mis on see taotlus selle taga ja just minu meelest see on nii tänuväärne, et et esimene mõte ei ole see, et kas publik tuleb ja kuidas publik vastu võtab. Sest aga seda saab ainult teha siis, kui on repertuaar, kus on kaetud erinevad pooled ära. Aga mul on väga hea meel selle üle, et see ei ole esimene mõte. Et ma olen Ingomariga rääkinud ka sellest, kui ta kutsub lavastaja, siis ta ei küsi, nagu, ta ei suuna seda materjali mitte kuidagi. Ta on kutsunud selle lavastaja ja ta usaldab siis seda visiooni, mis on väga õige. Tegelikult see kunstis muidu ei saa teha tegelikult. Jah, ja see on üks väheseid nagu autori käekirjaga riigiteatreid praegu endlave, sest Ingomar lavastab nii palju seal lihtsalt, et tal on nii oma keel, mis mõnele üldse ei haagi. Et ta ei saa aru lihtsalt sellest, mis siin tehakse, nagu, et järjekordselt nagu nalja või antakse mõista, et minge minema ja kes ei lähe, on lollid, eks ole. Kas sinu etenduselt on teinekord ära mindud? Ükskõik milliselt. Kusjuures eile rääkisime sellest just, kuna ma õppisin Tõde ja õigusesse uue rolli sisse, aga minu esimene roll enda teatris oli samuti Tões ja õiguses. Ma mängisin Maretit ja see oli nädal aega pärast seda, kui ma tööle läksin. Ja sa oled näinud seda tükki. Kleeril on seal suhteliselt selliste kreftiste sõnadega laul, kus ta ropendab ikka päris palju ja mulle väga meeldis seda laulu laulda ja ma ikka mõnuga laulsin seda ja siis esimesest reast üks naine lihtsalt võttis oma koti ja lahkus demonstratiivselt. Kas see oli sul esimene kord siis üldse siukse treatmenti osaks saada? Niimoodi küll, et keegi selle peale, mis ma ütlen laval, et ei ole seda, et igavleb inimene ja läheb ära selle pärast või kuidagi sellisel plaanil, aga jah. Ja mis see oli, ütle see fraas? Ütle. Ma ei hakka ütlema praegu, sellepärast, et ma ei saa muidu, ma ütlen valesti äkki. No seal on ikka nagu... umbes, et inimene saaks aru. See on kossalaul ühesõnaga, see on kossalaul sellest, kuidas see naine ei taha minna sellele mehele. Ja siis ta just nagu lükkab ära teda, seal on umbes, et mida sitta siia toua, mida vittu viinad välja tuua, ühesõnaga, et nagu see läheb ja läheb ja läheb ja läheb. Ühesõnaga selline laul. Et siuke kultuuriline käivitus oli publikus. Kuidas, kas etendaja nagu midagi, minult on ka teinekord, kui ma mingit loengut pean või midagi, kuskil teinekord tuleb ette, et siis ka on minema jalutatud lihtsalt, et kuidas sina tunned sa mingit torget või küsimust, et miks või et ei. Pole vahet? Ei. See nagu, kas see treenitakse kuidagi välja lavakoolist siis või? Ma olen sellist individuaalne, aga ma ei võta isiklikult asju. Kui talle ei sobinud, siis talle ei sobinud ja see on tema valik ja see on väga okei. Kõigile ei pea kõik asjad sobima, et mul ei ole midagi isiklikult võtta. Ma teen seda lavastust, ma ei tea, kuidagi üldse ei puuduta. Ikkagi sellest väiksest äärberist nüüd. See naeruväärsuse risk on nii suur lihtsalt. Ma ei mõtle, et ma teen vaimu, esiteks, et ma mängin ikkagi päris inimest, kellel on mingisugune teine teadmine juures. Et just kui need kaks maailma saavad kokku ja need vahelduvad pidevalt, et kas ma olen täiesti kohal või ta läheb vahepeal ära, et just sellega mängimine. Ja see ei olegi nii palju see, et ma nüüd lähen vaimu mängima, aga just ma olen õppinud nende aastatega päris palju, et kuidas fookust seada, see tegelikult teeb selle rolli või mingid aspektid toob välja. Just see kohalolu suunamine, et see on see, millega ma oma lavastustes päris palju mängin ja ka selle rolliga.
ja tegelikult ka teiste rollidega, näiteks Juulikuu lumes samamoodi, kus ma pean olema hästi kontaktis publikuga kogu aeg ja kõik see sünnib selle publiku pealt, ehk siis ma pidevalt mängin sellega, kuhu mu fookus on suunatud. Talgid kedagi publikus või kuidas see käib? Kuidas sa nagu selle nii-öelda kontakti sealt kätte saad? Meid päris palju treeniti koolis just publikuga lavastustes. Et Mart Kangro lavastus komöödia, see oli täielikult ehitatud kontaktiga publikule. Ja teised veel. Esimene oligi 72 päeva, mis ka väga, see oli küll endas, aga publikule kuidagi, ühesõnaga kõik need erinevad nagu publikuga olemise viisid, aga et palju praktikat oli, ka mis me Johaniga tegime, Järelsuve koor, mis oli täiesti nagu happeningi performance'i tunnetusega lavastus. Ma ei tea, kas seda lõpuks loeti kui diplomi lavastust, aga see oli meil, see toimus kõigepealt Balti jaama tunnelis, siis me tegime seda Balto skandali avamiseks. Teil oli üldse vist seal diplomi lavastuste seas hästi palju nagu vaheldusrikkust või sihukest etenduskunstilikkust ka, et ei olnud, ütleme, ühtegi nagu väga klassikalist konservatiivset sõnateatri tükki ei teinudki tegelikult. Ja. Seal oli Ei usu, eks ole. Ja siis meil oli see Merle Karusoo tükk ka, mida võiks lugeda sinna alla. Okei, seda või see Agnes ja psühhokroonikud. Ja Tiit Pagu on omaette nähtus, aga ta oli ikkagi kuidagi klassikalises vormis minu jaoks. Meil üldiselt Eestis just on olnud nii, et kui inimesel on mingi etenduskunsti geen, et siis ta nagu põgeneb minema sealt suur riigiteatri lavalt ja Liisa Saaremäel, eks ole, legelugu, mõnes mõttes ka Jarmo Reha. Kas sina oled siis selline nii-öelda sildkultuuri tegelane, kes suudab igal pool kohaneda või et on seal, näed sa mingisugust nagu ahistavust selle nii-öelda klassikalisema teatri poole peal? Ma oskan rääkida ainult sellest kogemusest, mis mul nüüd Endlas on ja ma ei ole teistes teatrites olnud, aga mulle väga sobib Endlas, et mind on tõesti ülihästi vastu võetud ja just seda, et mul on erinevad küljed, sellest tuntakse rõõmu, et ei ole absoluutselt seda, et nüüd peab ainult ühte asja tegema, et kuidagi väga soodustatakse seda, et erinevaid külgi avada. Ma ei tea, kui ma oleks teises teatrides, kuidas ma tunneksin ennast. Nii et see on väga imeline, et ma seal hetkel olen. Ja ma olen mõelnud, et ma olen seal nii kaua, kuni mulle sobib üldse elus. Ma üritan olla nii kaua kuskil, kui mul on hea. Ma ei tea, ma kuidagi vaatan, et kuhu see tee ise hakkab käänama, et hetkel mul on tunne, et ma natukene käänan näitlemise poole järgmiseks aastaks rohkem, kuigi ma lavastan ka järgmine aasta Endlas. Sul on juba näitlemiskoormus nii suur, et üüratu tegelikult ju äsja lõpetanu kohta. Jah, kuidagi tuli nii välja. Ma tegin, kui need sisseõppimised ka lugeda sisse, siis ma tegin Endlas 8 rolli eelmisel hooajal, pluss veel ma tegin Dräägi kaasa Draamateatris ja siis ma tegin oma lavastusega, kus ma mängisin ka. Ja siis nagu, ja siis erinevaid helikujundusi ka, mingi 4 või 5. Sa mainisid Dräägi, nägi 2 mingit pilti. Üks oli siuke abstraktsem tegelane vist ja teine selline, ma ei tea, keda see seal üldse kehas, naist lihtsalt. See esimene Drääg, seal ma olin nagu õukonna pihv lihtsalt selline ei, seal oli ikkagi nagu ekstravagantne natukene. Sellel lugu oli pigem see, et kuna meie ülesanne, kooli lähteülesanne oli see, et leida midagi, mida sa kardad ja sellega tegeleda, et selles plaanis ta räägib just kui, sellepärast Jüri ka ütleb selle kohta identiteedi kabaree, et see ei ole päris Drääg on ja Drääg on hoopis teise kultuurilise konnotatsiooniga asi selles plaanis, et kust ta tuleb. Et seal ma tegelesin nagu mingisuguse seksuaalsusega, et kõigepealt, kus on väga kinni selline nagu korsetiga ja sealt vabanemine.
ja siis see, mis ma tegin sellel aastal, ma tahtsin olla olend ja täiesti teistmoodi tajuda maailma ja just see fookuse seadmine, millest me rääkisime. Olin tulnukas ja peale selle numbri, mis seal lava peal toimus, tegelikult sellel aastal me olime tund aega ka rahva seas enne, kui see show algas. Võtsime vastu. Ja see oli minu jaoks tegelikult kõige olulisem osa minu kui etendaja jaoks, sest et ma sain tund aega katsetada olendiks olemist. Et kohe, kui ma panen fookuse mujale, kui ma hakkan inimest lugema läbi mingi muu aspekti, et kuidas kõik muutub ja kuidas inimene hakkab mind kogema teisiti. Inimesed hakkasid minuga rääkima nagu loomaga, nad hakkasid mulle, kuna ma olin riiete hoiu juures, nad hakkasid tooma mulle oma riideid, et lasid mulle lilli hoida, siis oi kui täpselt sellise nagu loomakesega rääkima, et see oli nii põnev. Kohe, kui ei räägi, ei vasta vaatad midagi muud, mis ei ole tavaline, siis kõik muutus. Kas sul ei lähe see kaduma natukene, kui sa pead eri asjadega tegelema? Et sa oled ju aktiivne helilooja, eks ole? Ja see on see põhiline lause, mida on... Jah, aga see on huvitav kogemus, sest paljudel inimestel ei ole seda ja ma arvan, see on uudisimu, mitte isegi eelarvamus või halvustamine kuidagi. Aga mis läheb kaduma? No, et kas sa saad pühenduda piisavalt või on vastupidi nii, et kui sa nagu ei ole kogu aeg ühes asjas kinni ja õpid nagu muid kompetentse ka juurde, et sellest tuleb nagu igale poole natuke midagi juurde. Ma tunnen seda jah, et ma tunnen, et ma saan siis tulla ja teha täpselt seda tööd, mis on vaja teha, ma ei jää kinni mingisugustesse ebavajalikesse väikestesse asjadesse, milles võib kinni, et kas et kuidas see keskkond on, kuidas keegi käitus täna, et kuidagi see aitab väga elimineerida selliseid väikseid aspekte. Kuidagi, et tullagi päriselt tegema siis seda tööd hästi puhtalt kuidagi, et see tekitab mingisuguse suurema pildi ja võtab hirmu ära, võtab tegelikult ma tunnen, et ma saan kuidagi hästi vabalt olla, mul nagu läheb ära see tõestamise vajadus selles plaanis, et kui sa lood midagi. Ja kui ma loon midagi, aga selle tõttu just, et ma tean, et mul on erinevaid asju, mida ma saan teha ja mida mulle meeldib teha, et kui ühes juhuslikult ei hakka minema hästi, siis see ei ole see küsimus, et kas nüüd see või mitte midagi. Et selle tõttu see võtab mingisuguse nagu sellise nagu krambi ära. Ja. Sest kui ma läksin endasse, ma ei teadnud, kauaks ma sinna jään, mis seal on, ma lihtsalt tundsin, et see on õige koht. Ja siis nüüd kuidagi, mitte nüüd kogemata, aga selles mõttes ma ei arvanud, et ma saan nüüd kohe pärast esimest aastat nagu nominatsiooni või nii, et selles mõttes see selle juulikuu lume eest oli see. Jah, et ma olen lihtsalt teinud ja siis nüüd tuli midagi, mis näitab mulle, et järelikult siis vaadata sinna poole edasi. Nojah, sa saad ka võrrelda tegelikult seda, et mis eri nagu sektorites toimub. Ka institutsiooniliselt või mõtlemiselt või kuidas üldse eri eluvaldkondade inimesed, kunstnikud või muusikud või teatriinimesed, kuidas nad mõtlevad, millest räägivad, mis on seal sisetulid, kirjanike omadest ja natukene ka kunagi. Aga selline hobi korras ka isegi nagu loometegevus, et see tegelikult on üliteraapiline ja ehitab ju ka, ta ikkagi aitab nii palju iseendaga nagu kontakti saada, et selleks ei peagi nagu lavakooli minema ja lavale, et kui ise kodus diivanil ka pussardada loomingut, siis see teinekord on ju ka ilgelt keeruline, aga nagu huvitav isegi, kui sa kokkuvõttes mingi koduse käkiga hakkama saad. Vahepeal, kui ma olin noorem, just läksin ülikooli, siis ma päris palju oma peas tegin lavastusi ja tegelikult
ma lõpuks tahtsin... Kuidas see käib nagu, see on nagu visuaalselt või? Lihtsalt... Tulevad sulle? Jah, lihtsalt ma tegin neid ära ja nüüd ma lõpuks tahtsin näidata inimestele ka neid, mis ma olin peas teinud, aga minu jaoks see tunne, mis ma lõpuks saan, on tegelikult nagu samaväärne. Lihtsalt asi ongi sellest, kas ma jagan seda teistega või mitte, et isiklikus plaanis ongi, et kas sa teed selle kodus valmis või sa teed seda väga suurelt. Et ma arvan, et indiviidi mõttes see tunne nagu... See tähelepanu, samas tal on ikka oluline faktor loomingus ja teatris on eriti, eks ole, kus sul ongi, ühelt poolt sul on nagu vaja võimet taluda tohutut tähelepanu ja jõllamist kogu aeg. Et kui sa oled kuulsamaks ka siis väljaspool teatrisaali, aga teiseks, kas seal on taga ka mingi tung loomeinimeselt, ta peab seda tähelepanu saama ja kas see tung on mingi puudujäägi kompenseerimiseks või see on lihtsalt isiku omadus ja funktsioon ühiskonnas? Ma arvan, et see tähelepanu kuidas mina olen seda mõtestama, sain eelmine aasta näiteks ühe muusikaakadeemia autasu tulevikumeister ja lõpuks nii palju vahet ei olegi nendel autasudel, aga on just sellel, et kas sind võetakse tõsiselt või mitte. Et näiteks kui ma teen helikujundusi hetkel, mul on tunne, et midagi nad annavad juurde selles plaanis, et ma ei pea iga kord tulema tõestama ennast. Et see on selles plaanis hea. Sa mõtled auhinda kui sellist tunnustust, ametlikku tunnustust? Jah, lihtsalt ametlik tunnustus annab kuidagi sellise... Mis see tulevikumeister tähendab? See oli esimest korda Eesti Muusikaakadeemia andis välja ajaloos. Nad tegid sinu jaoks auhinda. See oli nende vilistlas kogu auhind. Järgmine tuleb 5 aasta pärast, ma sain aru. Ma olen teinud mitmeid asju nüüd ise ka. Ja ma näen seda, et kui alguses on see, et mõned inimesed ei tule vaatama, sest et et see on midagi. Aga kui seda edasi viia, siis need inimesed, kes alguses olid skeptilised, ikkagi tulevad lõpuks ja... Lavastust mõtled? Jah, minu lavastusi näiteks. Sul on 2, üks oli Vankumatu, mis oli su lõpulavastus. See on mu lõpulavastus. See oli su esimene väljaspool teatrit, teatrikooli. See oli lihtsalt teatrikooli ajal, aga see ei olnud kuidagi seotud teatrikooliga. Mul oli oma, nagu kõik oli ise nägemus, tehtud. Sul oli peas juba valmis lavastuse produktsioon. Ja siis oli teine, mis oli Südalinna teatris. See oli ka oma produktsioon, aga lihtsalt me tegime seda seal. Et mul on kõik olnud ainult ise tehtud asjad. Selles plaanis, et Kultuurkapitali abiga ka muidu... Ma olen visuaalne inimene ja ma mõtlen läbi piltide palju. Et isegi kui ma tegelen palju heliga, siis ma kuidagi tajun heli ka väga pildiliselt. Kõige rohkem realiseerus see, et ma tõin kokku väga paljudest eri valdkondadest inimesi. Mul oli 11 etendajat laval, erinevatest vanustest, erinevad muusikud, klassikaline viiulimängija, torupillimängija. Florian Vaal oli seal, Anne Türnpuu oli seal, et kuidas sa need kokku paned või mis sa pead tegema, et nad on nii erineva taustaga ja nii erineva tööeetikaga, mitte nagu taseme mõttes, vaid lihtsalt kvaliteet on või mingid omapärad on, et siis kuidas sa need nagu üldse kokku saad midagi tegema? Kui ma teen oma asju, ma olen alati visioon, keda ma tahan sinna ja miks. Et ma ei otsi sellist koha täidet, et ma pöördun kindla indiviidi poole mingitel põhjustel. Ja ma lihtsalt räägin ideest, mis mul on. Ja ma olen võtnud sellise hoiaku, et ma teen koostööd nende inimestega, kes tahavad minuga teha. Hetkel on läinud niimoodi, et kui ma olen pöördunud, siis on ka tuldud, mis on väga tore. See oligi see kõige suurem, just mitte isegi Florian ja Anne puhul,
aga muusikud versus kas tantsijad või näitlejad, et kuidas seda proovi kokku panna. Sellepärast, et klassikalised muusikaproovid on ikkagi see, et võtad noodi välja, harjutad kokku ja lähed laiali, aga just see, et panna inimesi aru saama, et see koos oldud aeg, kus me võib-olla lihtsalt räägime, et see on sama oluline kui see, et kas me mängime praegu pilli või mitte. Et ma just kui leiutasin sellist uut proovimeetodit, sest mind isiklikult väga häirib, kui öeldakse muusikateater või kui tehakse lavastusi, kus on muusikud, kus ainult nad istuvad oma koha peal, mängivad ja siis toimub kogu muu tegevus. Lehman Brothers seal Draamateatris, no näiteks. Ma ei ole näinud seda. Mingi suur produktsioon, kus sul on bänd nurgas, ühesõnaga sellest räägime. Isegi mitte nii palju teatri, klassikalise teatri kontekstis. Ma mõtlen praegu kaasaegse heliloomingu kontekstis kõige rohkem. Et kui inimesed lihtsalt istuvad? Et kui öeldakse muusikateater ja ütleme nii, et mul on solistid, lauljad ja siis nemad liiguvad, aga kogu ülejäänud seltskond on paigal. Et seal ei ole koreograafiat nagu mõõtmena juures. Ja ka seda, et ei kasutata kogu truppi etendajatena, et ma alati ühesõnaga, et ma kasutan kõiki trupina, kes saavad kõik erinevaid asju teha, pluss neil on mingi lisa asi ka juures. Et see on nii tore, et sa tahad vabastada muusikuid istumisest. Ma olen ise mõtelnud muide väga palju seda sama asja, et ma võiksin olla, aga miks ma istuma pean ja miks teie istute ka? Et kui on pikem lugu, eks ole, sümfoonia, siis tuleb istuda, aga tegelikult ju sükst nagu vahevormi ma isegi ei oska öelda, et ma oleks näinud, kus oleks nagu täpselt nii ilusti piiri peal see asi. Nüüd mul tuleb... Sest mingid Macbettid ja asjad, Macbetti oled näinud. Jah, Macbetti olen, jah. Seal on ju ka, seal on ikkagi kontsert, lavastus, et seal fusiooni tegelikult ei teki ja mõnes mõttes on see nagu kunstlik, mis seal toimub. Ma näiteks teen nüüd Eesti muusikapäevadele, mul tuleb lavastatud teos, kus mul on kaamerorkester, mul on vokaalsolist, näitleja ja siis trummar, et timpanimängija Vambola Grigul. Et seal veel on niimoodi, et seal tuleb 3 helilooja uudisteost tulevad esitusele ja ma ka lavastan kogu selle terviku enda teosest ja siis nende teost, sest hallis siis, klubis hall. Natuke on seda vist proovinud Von Kraal, kunagi nad tegid Noblessneris ka mingid fusioone asju, aga seal oli ka ikkagi koor oli laval ja laulis Tormist ja nii edasi ja see ei olnud nagu see, mida ilmselt sina mõtled. No jah, et selle projektiga praegu on see, et see ei tule see nagu täpne, millega ma näiteks eelmises lavastuses tegin tööd, sest et sellel orkestril on ikkagi oma ajalimiidid ja ma olen ühesõnaga üritanud oma 2 praktikat kokku viia, et ma teen enne proove solistidega ja orkestrile ma kirjutasin piisavalt vaba partituuri, et nad saavad seda peast mängida. Ühesõnaga, et ideaal oleks tegelikult see, et mul oleks mitu nädalat, kus ma saaksin kõikide nende muusikutega teha, aga lihtsalt kuna see on välja kujunenud nii, et ajarahastust ja kõige mõttes lihtsalt see ei ole võimalik, ehk siis tulebki leida nagu igaks projektiks oma vorm, kuidas läheneda. Ja. Kas seal Endlas riigiteatris ikkagi, kas nüüd, kus sa oled ka ilmselt vanemate põlvkondadega tutvunud näitlejatega, et kas sa ise tunned, et sa kuulud mingisse põlvkonda või? On sul üldse põlvkond? Et hästi palju igasugust spekulatsioone on selle kohta, kuidas noored mõtlevad või teevad või enamasti, mis neil nagu halvasti või puudu on. Sa oled ere näide sellest, et nagu väga palju ei ole vist puudu. Aga on sul nagu põlvkonnakaaslased teatris või siis, ma ei tea, üldse elus?
ja kuidas see erineb nii-öelda minuealistest? No ikka ju siis põlvkond on need, kellega on sama vanad, nad on sinu põlvkond. Aga et ongi, mida see põlvkond on, mida sa täpselt mõtled, et kas on... Pigem mingid mentaalselt, et kas on mingid hoiakud või noh, et ta on vana põlvkonna inimene, ta ei saa sellest aru, noh näiteks. Seda räägitakse igas eluvaldkonnas, on prokuröridel on omad põlvkonnad ja. Politseinikel, kaitseväelastel. Ma kuidagi ei tunneta seda vist niimoodi, et tegelikult kui otsa vaadata ja rääkida, siis on võimalik kõiki mõista ja et minu kõige suurem ongi see, et tehakse, kõige suurem hirm tekibki siis, et tehakse siis, et meil on põlvkondade vahed või kuidagi, et see ei lähe sellise nagu kuidagi, et sul ei ole näiteks Jaan Rekkariga sukast blokki, et oi, et ta on ju taat. Jaan on üks minu parimaid sõpru teatris. Valgenahaline, keskealine meesterahvas. Just meil oli vestlus teatrielu raamatu jaoks Gregor Kulla ja Aurora Ruusiga Oliver Isaku initsiatiivil muusikateatrist. Ja seal me rääkisime päris palju sellest, et miks repertuaari teatrites Estonias ja Vanemuises on ainult ühe generatsiooni inimestelt tellimustööd uutele ooperitele üldiselt. Et mul ongi tunne, et asi pole selles, et arvatakse, et keegi ei saa, aga lihtsalt kuidagi on hirm, et noored tulevad ja lõhuvad kõik vana laiali, aga tegelikult see ei ole minu meelest see, et tegelikult tuleks kuidagi leida mingi seos. Ja need nagu tundmused on mul tekkinud just läbi selle, et ma olen endlas ja mind võetakse 100% nagu võrdset. Mul sellest hetkest, kui ma sinna läksin, võib-olla see ongi just see, et ma tegelen erinevate asjadega, et see kuidagi tõstab mind või lihtsalt, ma ei tea, mina, aga lihtsalt kui inimesed saab asjast aru, siis vahet ei ole, kui vana ta on. Et ei ja siis ja noortele minu meelest seda, et ei maksa ennast selle tõttu alla suruda, et keegi on kuskil positsioonil või vanem. Miks ma seda põlvkondade küsimust, see ei olegi kõige olulisem küsimus. Lihtsalt tahaks saada tunnetust, mul ka seda nagu väga suurt ei ole seda põlvkonna taju, et ma võin olla 90 aastasega ka parim päll ja pole nagu vahet. No, igal inimesel on ju omad eripärad, millega tuleb arvestada, kui sa sõbrustad, aga see teie Juulikuu lume lavastus minu arust nagu natukene ka rääkis sellest teemast või? Et miks ma Rekkari näite tein, Rekkar tehastaski seal siis kujuteldavat Jaan Rekkarit, eks ole, kes on vana känd, selline, kes ütleb, et ajab sükest natukene Jaak Alliku juttu, eks ole, et kunstis on pigem vaja sellist nagu stabiilset väärikust, kui mingisugust veidrat katsetamist ja pidevalt nagu riskide võtmist ja nii edasi. Ja Pärnu on selles mõttes äge siuke sildnähtus, et seal on kuidagi minu arust nagu toimunud nende kahe nähtuse fusioon. Rannahoonet, Rannahotelli, Elisabethi kirikut, Endla teatrit. Lavastuse materjal tõukubki Pärnust. Keegi ei ole tegelikult halb. Lihtsalt asjad on hakanud kuidagi väga valesti siin Pärnus. Lühidalt kokkuvõttes on see lavastus Juulikuu lumi, mida tulid 2 poliitilise teatri veterani, mina ja Ragnar Pärnus tegema. Aga see kõik ei läinud nii lihtsalt. Tuli ette mitmeid ootamatusi.
vastupanu on osutanud nii linn kui publik. Endlaste debüüti tegevad Ulfsak ja dramaturg Eero Epner said inspiratsiooni Quentin Dupieux filmist Jannik. Selgeid piire, kus lõpeb lava ja algab publik, lavastuses ei tõmmata. Minu roll on olla küsija ja tõstatada erinevaid teemasid, selliseid teatri ja mida me siin üldse teeme ja kas sellel kõigel on mingi mõte ja miks nii või miks mitte naa ja miks tulevad mingisugused Tallinna mehed ja mõtlevad, et nad panevad kuidagi seda Pärnu elu paika või suudavad siin midagi korda saata. Lavastust Juulikuu lumi mängitakse Endla teatri küünis. Aga siin see aasta kriitikaauhinnal nomineeriti ka üks tekst, see oli Epneri see sõnateatri mõtestamise tekst Sirbis. Kas sa lugesid seda või? Ma olen seda lugenud, aga ma ei ole... Ja. Kui ma hakkan mõtlema, mis seal öeldi, siis ka plängib, aga see oli kuidagi nagu sümpaatne tekst, aga seal oli ka mingid nagu, sükest nagu vastasseisu tunda, eks ole, et seal see efemeersed etenduskunstid trügivad üha enam ka nagu nii-öelda teatri skeene nagu sükesesse normaalsesse sfääri, eks ole, et elutuppa. Et on see üldse teema või on see asi, mida võib-olla ainult kriitikud spinnivad, et on mingi vastasseis või et kas seda nagu tajutakse, et kas on selles mõttes koolkondade või põlvkondade erinevust nagu? Vastasseisu kui sellist mina ei oska näha, aga ma ka enamuses suhtlen ikkagi etenduskunsti ja EKA inimestega, ehk siis ma üldiselt olen rohkem selles kuidagi grupeeringus. Ma arvan, et kõige enam, miks kriitikud võib-olla räägivad mingist vastasseisust, on see just see rahastuste küsimus. Et tegelikult teatrivormidel kui sellistel, ma arvan, ei ole mingisugust vastasseisud. Me kõik ju saame aru, et on vaja teha erinevaid asju, et katta ära erinevaid publikuid, et kõigile on ruumi, aga ma arvan, et see vastasseis või see tekib siis, kui keegi tunneb, et temale enam ei ole ruumi või kuidagi see tahetakse kuidagi summutada või lihtsalt kuskile suunatakse nii palju rohkem ressurssi kui mujale. Et ma arvan, et mina ütleks, et see on see kõik suuresti. Ma olen ise ka tundnud, et kui Riigiteatris seal on kindel rahastus ja kindlad summad, mille eest tehakse ja kui ma teen ise, kui raske mul on saada kokku nagu nii väikseid summasid, et tegelikult teha oma projekte, et siis kuna ma olen sellises individuaalses seisund, et ma näen neid mõlemat poolt hetkel, siis ma saan küll aru, kust see tunne võib tekkida ja veel eriti, kui näha lavastusi, mis võib-olla ei ole mõne meelest nii õnnestunud ja tegelikult teada, et kui palju raha sinna sisse läheb, et siis see tekitab sellist tunnet, et kui mina oleksin saanud selle raha, mida mina oleks teinud sellega. Kui ma draamateatri inimesega olen siin rääkinud hiljuti, tema kirjeldas sellist unistust. Draamateatril võiks olla ka omad nagu black boxid ja asjad ja siis kõik teised nii-öelda avangardistid võiksid käia lihtsalt draamateatris lavastamas. Kas see on sinu jaoks nii-öelda option või tundub see sulle realistlik, et kui panna ühe institutsiooni sisse, ühe kunstivälja mingisugused eriotsad? See on absoluutselt see, et kuidas seda struktureerida, et miks ma praegu ka olen teinud ise kõike, jah, see on raske, aga mul on täielik loominguline vabadus. Et miks ma räägin ka, et see Ingomari visioon Endlale, kui ta toob ka teisi sisse, miks mulle väga sobib selline repertuaari teatriviis, et kui teha sellist asja, et tuua sisse ja lasta teistel teha, siis see peakski olema see, et me anname need ruumid ja selle vabaduse, aga seal ei hakata tsenseerima. Ja selles mõttes, mida rohkem on ruume, kus saab teha, seda parem tegelikult. Et
jah, ma olen alati pigem selle poolt, et on mingi koht, kus saab teha kui selle poolt, et kohe eos mingeid mõtteid kinni matta. Räägi natukene ka oma sellest teisest lavastusest, unustus või unistus või ja ise vaataja pidi lüngad täitma pealkirjas. Ta ei olnud siis Südalinna nii-öelda programmi osa, vaid ta oli, sina nii-öelda rentisid ruume neid põhimõtteliselt. Kuidas see vastu võeti ja seal oli sul ka mingisugune huvitav elukas. Oli. Ja kaasatud. Miks see elukas, mida tema seal sinu nii-öelda psüühikast esindas? See oli siis minu teine lavastus. Esimeses mul oli suur trupp, seekord ma tahtsin intiimsemalt, et päriselt teha tööd muusikutega ja tegeleda muusikutega, kuidas neid liikuma panna just eriti. Et see trackkunstnik, ta on ülioluline osa sellest lavastusest, aga seal oli ta oli meesterahva nimi oli tal? Mikk Lahesalu on tema nimi. Ta õpib ka praegu EKAs magistrantuuris tegelikult just seda sama, mis on just väga elukateks kehastumist ja põhimõtteliselt nagu trackkunsti. Tüüp, kes saab tuua ühelt poolt teisele poole ja viia ühelt poolt teisele poole. Kas paadimees kuskile, kas mingisugune entiteet, kes viib ühest kohast teise. Natuke nagu sina, siuke crossover looja. Kui sa ütled nii, ma ei ütle ei. See lavastus tegeles rituaalsusega, kui sellisega rituaal siis etendajatele, aga samamoodi publikule, kes sinna tuleb. Võib-olla analoogi võiks tuua, et just kui on nutunaised, kes nutavad, on ju, leinevad kellegi eest, et siis just kui meie kui etendajate kaudu meie teeme kogu selle rituaali läbi, et see publik saaks. See oligi leina rituaal? See ei olnud leina rituaal, see oli praegu näide. See oli võimestus ja lahtilaskmise rituaal. Kõige rohkem seda, et selle jaoks, et saaks tekkida midagi uut, peab laskma kõduneda vanal, aga selle kandev mõte on see, et sa ei pea teadma, mis sealt edasi tuleb. Et kõige olulisem on lihtsalt luua pinnast, et leida see jõud, et sul on see pinnas, et siis kasvab midagi, et mitte kohe, et nüüd laguneb, nüüd tuleb, aga just nagu kuidas tekitada endale sellist rammusat. Ma näen siin šamaani potentsiaali. Et tasub juba mingid etnohilmud ära osta, ma arvan. Ei, sa oled väga hästi selle õige poole peal praegu, et sa ei ole nagu piiri ületatud päriselt, et siukest nagu intuitiivsust, et seal on midagi ikkagi, noh. Minu jaoks lihtsalt väga palju sõnastatakse liiga palju sõnastatakse asju ära ja tihtipeale, kui teatris sõnastada ära, siis etendaja hakkab oma visiooni sellest asjast tegema välja arvatud see, et see sa ütled, et loomingul on intuitiivne su jaoks suuresti, mitte siuke see, kusjuures see mulle tundub, et see nagu ei ole väga mainstream, vähemalt Eesti lavadel või ma ei tea, kui intuitiivsed on Eesti näitlejad. Mul on siuke tunne ja see on, ma ei ole ise seda koolitust lähedalt näinud paari mingisugust kursuse tööd. See tuleb tegelikult see alus, eks ma võin leida muid ka, aga ma tean, kus see kõige tugevamalt tuli, on Giacomo Veronesist, kui me tegime 72 päeva. Tema tõi intuitsiooni, tutvustas seda. Jah, eriti just, ma olen muidu ilmselt mujal, aga just muusikas tegelenud sellega, sest ma loon üleüldiselt nii, aga et tuua seda ka lavaolekutesse või etenduskunsti, et ta on täiesti minust imeline, või tal on mingid oma sõnastused ja oma viisid ja oma ülesanded, mida ta teeb, mida ma isegi pretendeeri praegu kuidagi lahti seletama, tal on minust ta kaitses just doktorikraadi eelmisel aastal.
läbi, sest et tema õpetas, et kohalolu on tegelikult kõik, et kuidas valmis olla, kuidas Panso kõlab põhimõtteliselt, valmisolek on kõik. Ma arvan, et mitte päris nii. Aga siis on, äkki on siis Panso kooli järel tuleb Veronese kool hoopis. Kes teab, kas ta on juured alla ajanud sinna või ta... Aga ma arvan, et tema ei tahaks absoluutselt olla selline üksik juht, et tema kõige suurem pluss on see, et ta toob väga palju inimesi kokku. Tal on välismaalt ka erinevad grupid, kellega nad käivad koos, et teha teatrit niimoodi, et sellest ei pea midagi sündima. Mis sa arvad, kas sa nüüd kaod oma rollidesse, sa ütlesid, et sa nüüd järgmine aasta rohkem keskendud näitlemisele ja kas on karta, et sa kaod ära sinna nendesse rollidesse või see koormus on päris suur, suudad sa vastu pidada sellele? Jah, praegu suudan. Hoiad ennast füüsiliselt ka ja nii. Jah, ma ikkagi läksin korra piirist üle ja siis nüüd ma ikkagi nüüd ma tean, et peab ikkagi rohkem tegelema sellega. Kuidas sa selle ära tundsid, et see piir on ületatud? Alles siis, kui see oli ületatud, et ma sain nagu keha lihtsalt ei... Mis need sümptomid olid? Mul oli kogu aeg palavik, aga mitte nagu päriselt palavik, aga selline nagu närvipalavik, et lihtsalt keha üritab kõigega anda teada, et praegu on vaja korra puhata. See oligi see kõige suurem sümptom tegelikult. Et siis ma lihtsalt võtsin korra maha, aga ei, ma lavastan järgmisel aastal Endles. Tuleb suures saalis lavastus välja. Ja mis see on? Kirjutamisel. Aga kes see autor on? Ma ei ütle sulle seda praegu. Ma ei taha. Okay. Sellepärast, et asjad ei ole 100% kinnitatud. Ma arvan,